Nii, et siis tuleb nüüd video sellise laua tegemise kohta, et siis... Jaga meile ka ekraani, et siis kes tahab, saab kaasa vaadata ikka. Hea mõte. Et ma panen siis selle laua kinni omal ja alustan nullist. Nii, ja esimene asi, mis me siis tegime, oli... Salvestab juba, jah? Jah, oli silinder, mille ma siis panin 0 punkti, et oleks kõik jälle paigas. 0,0 oli siis selle silindri alguspunkt ja kui ma õigesti mäletan, siis 75 oli raadius ja kas oli 750 kõrgus? 700. 700 või? No seekord on 750. Nii, et see on siis nüüd laua jalg ja siia peale teeme siis silindri tööriistaga selle lauaplate. See oli mul vist 500 raadiusega või oli 600. Paksus oli 40. Nii, et selline puhtteoreetiline laud on siis valmis ja järgmisena siis nüüd oleks vaja teha siia midagi, et ta ümber ei kukuks, selle jaoks siis oli mõistlik mõte võtta eestvaade ja Visual Styliks panna traatvõrgustik, lausa 2D traatvõrgustik, et siis on eriti hea joonistada. Ja algatuseks ma joonistasin siis ristküliku. Napsamispoint oli siis kvadrant, et selle ma lülitasin ennem siit objekt snap settingutes sisse. Ja kvadrandist hakkasin minema ja tegin siis jala, mille laius oli 300 ja kõrgus oli 150. Vist oli. Nii, ja valisin selle ristküliku ära ja nurgapointist siis liigutasin teda niimoodi, et ta näeks natukene kobedam välja, et ei oleks nii jõhkerkandiline. Et selle ristkülikule ruumilisuse andmiseks ma kasutasin ekstruudimist. Ekstruudisin siis ühele poole 20 millimeetrit ja siis ma keerasin teise poole ja nüüd kasutasin pressipulli ja venitasin siis selle külje teisele poole 20 millimeetrit laiemaks. Nii, nüüd muidugi, mida ma ennem ei vaadanud, oli see, et siin tegelikult on nüüd mingisugune nõme vahe, et tegelikult ma tahaks selle vahe ära kaotada, aga selleks, et ma seda vahet saaks ära kaotada, siis ma pean endal mingisuguse selle abijoone ette tõmbama siia, et see võiks olla ka tehtud siis 2D olujoonega. Et ma panen enne koordinaadid vööldi, et siis ta teeb selle aluspinna peale. Et enne ma seda ei teinud endale ette seda abijoont ja ei nihutanud seda klotsi siis siia täpselt vastu, aga ilus oleks, kui ta oleks siin täpselt vastu, aga nüüd selgub, et ma pean veel ringi ka siia tegema. Et ta oskaks täpselt mul seda napsata, kuhu ta napsama peab. Et selline trikk jäi mul ennem tegemata, et see on nüüd selline täiendav täpsus. Nii nüüd see abijoon ja ring on oma ülesande täitnud, ja ma võin nüüd ära kustutada, nii mul enam vaja ei ole. Ja sellele lauale ma tegin siis tapi külge, selle jaoks siis ma isoleerisin ta ära ja joonistasin siia selle peale siis ristküliku niimoodi, et see ristkülik siis oli, vist oli 25. Ei, vabandust, niipidi on 50, jah. Nii, ja teistpidi 25. Ja nüüd selles Visual Stylis 2D wireframe'is ei tule seda
muu gizmod, pärast ma pean siis nüüd minema tavalisse wireframe'i, siis tuleb see muu gizmos, ma saan sellega nihutada seda klotsi niimoodi, et ta on keskel. Nii, siis nüüd ma hoolitsen sellest, et see muu gizmo läheks sinna nurka, selleks ma käin selle nurga peale, lihtsalt lähen ei kliki seal. Ja siis nüüd, kui ma selle gizmo rohelise telje peale klikkan, siis ma saan panna, et vähendaks seda tagumist osa siis 3 millimeetrit, nüüd tekiks meil siis kalasaba tapp. Ja sellele tapile saab siis teha ekstruudi, et ma terve kõrguse peale teda ei ekstruudiks, et ma jätaks üleval puudu, et paneme siis näiteks 130 selleks kõrguseks. Ja Unioniga saab need kaks asja omavahel kokku panna. Nüüd on siis see üks tükk. Nii, ma tegin siis veel filletiga servad ümmarguseks raadiusega 10 mm, ei, 20 tegin, õige, ma mõtlesin, mis mul enne valesti läks, 20 mm, jah. Nii, ja valin siis teised servad ka ära. Nii, enter. No, nüüd tekkis AutoCADil kokkujooksmine. Tundub. Kas salvestasid? Ei salvestanud. Et saame uuesti otsast alustada. Kordamine on millegi kellegi ema. Nii, paneme siis selle uuesti jagama ka. Kas lindistus ka käib veel või? Ja, no nii, jagame siis. Okei, no kuna kokkujooksmine oli, siis nüüd ma ei unusta seda Ctrl-S-i. Nüüd enne ma jätsin Ctrl-S-i vajutamata ja kohe maksis kätte. Et siis esimene silinder 0, raadius 75, kõrgus 750. Ja teeme siis kohe Ctrl-S-i, et ei juhtuks uuesti seda asja, mis ennem juhtus. Nii. Teine silinder siis otsa. Raadiusega tegin siis 500 ja paksusega 40. Nii, nüüd oli see koht, kus siis tuli minna eest vaatesse ja 2D traatvõrku, et oleks tasapinnaline. Ja joonistada siis siia jalg 300 ja 150. Ctrl-S jälle, et ära ei kaoks. Nii, ja siis üritame sellele jalale natukene inimlikumat kuju anda. Näiteks niimoodi ja ekstruudida siis 20 millimeetrit ühele poole ja siis liiga teiselt poolt 20 millimeetrit välja. Nii, Ctrl-S, et jälle ei juhtuks. Nüüd ma joonistan selle, panen koordinaadid vööldi ja joonistan siis endal selle abijoone siia, et ma saaks selle vahe ära kaotada. Nii, ringi ka. Ja nüüd ma saan siis selle klotsi nihutada nii palju siis lähemale sellele silindrile, et siin ei tekiks sellist lolli pilu. Ja kustutan need. See kaob pärast ära, et see on nii-öelda
ööveldatakse sirgeks pärast. Nii, nüüd ma isoleerin selle objekti ära, selle jala, ja teen siis ristküliku tööriistaga selle 20 ja 25 siis klotsi. Ja nüüd ma tahtsin muuvida, me tegelikult ennem kasutasime siis seda Gizmot, et paneme selle 3D traatvõrgustikku, siis tuleb see Gizmo. Siis ma saan Gizmoga liigutada seda keskele, siis oodata, et Gizmo tuleks nurka ja liigutada nurka 3 millimeetrit teise nurka ja seda jälle 3 millimeetrit. Nii, vahepeal Ctrl S jälle. Nii, ja siis ekstruudin 130 millimeetrit kõrgust alla, ja unioniga paneme siis kokku. Et unioni puhul siis tuleb mõlemad objektid valida. Nii, siis tuli filletiga serva ümardamine raadiusega 20 millimeetrit. Valida kõik need, need traatvõrgustikus on hästi võimalik need servad ka valida, näha, mis sa teed, eks. Nii. Nüüd selle koha peal ma vist määrasin materjali, aga sellega pole kiiret, seda võib lõpus ka määrata. Nii. Teeme siis, võtame pealt vaate ja teeme talle siis selle polar array nüüd ära. Polar array tuli siis rectangular array alt ja punkt ümber, mille see array toimub, on siis 0 ja 0. Ja itemseid läheks siis siia 3. Nii, assotsiatiivsus väljas, close. Nii, nüüd lõpetame isoleerimise ära ja leiame siis selle ja nende jalgade ühisosa interferega. Et üks komplekt on siis jalad ja teine komplekt on siis see silinder. Võtan linnukese ära, close ja subtractiga lõikan silindrist, valin silindri, enter ja nüüd valin need klotsid. Need klotsid on nüüd sellise T-tähe kujuga. Lõikan need klotsid siit välja. Silinder jäi õnneks ikkagi alles, jah. Ja nüüd silindril peaks siis olema sellised udupeened tapikohad siin sees. Nii, nüüd järgmise operatsioonina ma tegin ülemise toetuse. Peegeldada ei saaks. Saan küll peegeldada, aga pea küll, peegeldame siis seekord, et muidu te ei teagi, et peegeldada ka saab. Aga nüüd tähendab, kuna silindril muidu ei näita seda midpointi, et siis ma pean siia keskele tegema ennem ühe abijoone tsentrite vahele. Siin on nüüd siis abijoon, mis ühendab tsentreid. Ja sellel joonel on ilusti midpoint olemas, nii et kui ma siis nüüd võtan siit jälle selle front view, valin need 3 jalga ära, siis modify aknas siin peidetud osas on käsk nimega mirror. Otsin siit selle midpointi ja näitan horisontaalset peeglit ja originaal jääb alles, ei kustuta ära. Nii, jälle siis interfere. Ja jätan klotsid alles, close. Ja subtractiga lõikan siis sellest tümakast. Nii ei tohi. Nii, nüüd klotsid välja. See läks õite ruttu. Nii, nüüd ma tahtsin veel teha selle lauaplatte servad ümmarguseks. Selle jaoks sobis siis fillet hästi. Nii, raadius 20.
alumise serva ka. Nüüd on siis üleval ka ümmargune. Nii, siis ma tegin pealtvaates, tegin need punnid, mis seda platet kinni hoiavad. Selleks ma kasutasin siis silindri tööriista ja joonistasin siis, ma pean selle ära peitma alguses, takistan mind siin. Okei, nii. Et teeme siis siia alguses selle punni kuskile, no ei leiagi ühtegi kohta, no teeme siis siia. Et raadiusega näiteks 5 mm ja kõrgusega 50 mm. Nii, valime selle tüübli siis nüüd ära ja liigutame siis ta kuhugi siia, no näiteks 90 mm. Teise tüübli liigutame siis kopiga, näiteks siis, no, ütleme nüüd ilus poisslapse nimi, no 160 näiteks. Nii. Ctrl S selle, et ära ei kaoks. Eestvaade, vaatame, kus need tüüblid siis nüüd praegu on nad siis siin püsti. Liigutame siis 25 mm allapoole. Ja siis lähme pealtvaatesse ja teeme nendele tüüblitele siis Polar Array ümber 0 punkti, 3 itemsit. Nii, ja Enter ja siis Ctrl S selle, et ära ei kaoks. Nüüd front view'sse kutsume selle lauaplate tagasi peidust ja teeme siis nüüd interfere. Üks komplekt on siis lauaplate ja jalad ja teine komplekt on siis need tüüblid. Jätame ühisosa alles, close. Subtractiga lõikame siis lauaplatest välja need ülemised tüübli otsad ja subtractiga siis lõikame alumistest ka välja. Ma praegu teen nüüd niimoodi tegelikult, et ma lõikan korraga kõigist neist, mis tähendab seda, et nad muutuvad pärast kokku, lähevad üheks solideks, aga siis ma saan nad separeerida. Nii, siit need tüübid lõikame välja. Nüüd on see üks solid ja selle ma saan siis separeerida. Ja nüüd on nad jälle siis eraldi. Ja tüüblid on eraldi ja kõik on eraldi niimoodi kenasti. Nüüd on siis vaja sellele see treitud kuju külge teha, et selle jaoks siis 2D polüjoon. Vaatame, kas ta leiab siit, nii leidis mingi punkti ja no teeme siis siia nüüd sellise kohaliku külamehe profiili close'iga kinni ja teeme siis selle kõveraks convert to arc. Jätame siia mingisuguse väikse vahe, et päris kokku ei jookseks. Ja sellele tuleb siis nüüd revolve ümber Y-telje 360 kraadi ja subtractiga lõikame siis sellest silindrist selle viguri välja. Nii, ja nüüd paneme siis Visual Style'i realistikuks. No, me võime ka perspektiivvaatesse panna, et ilusam oleks. Ja kutsume siis välja visualiseerimise riboni pealt materjali brauseri. Valime kõik need detailid ära, mis siin on. Nüüd tulevad tüüblid ka mahakonist. Paneme mingi teise, paneme sherry näiteks.
ja ongi kirsipuust lauakene valmis.